Tere hommikust teile kõigile. Mina räägin siis lühikese vaate sellest, kust õpimärgid pärit on ja kuidas ma ise neid olen kõrghariduses kasutanud magistriõppekursustel. Mis on õpimärk? Õpimärk on siis üks pilt, kuhu sisse on kodeeritud info, kes selle pildi välja on andnud, milliste teadmiste omandamise eest see välja on antud, millal see välja on antud ja veel mõningat sellist täiendavat infot. Ja selle õpimärkide tehnoloogia idee on siis selline, et see on üks tehniline standard ja selle tehnilise standardi põhjal on loodud erinevad tarkvararakendused, mis on ühelt poolt mõeldud õpimärkide väljaandmiseks ja siis kas õppejõud, koolitajad, mingid muuseumid, kes iganes saavad neid õpimärke välja anda ja siis õppijad saavad neid õpimärke koguda endale sellisesse digitaalsesse seljakotti ja siis kohtades, kus nad soovivad, saavad nad siis näidata välja mingit osa nendest õpimärkidest, mida nad on oma seljakotti kogunud. Üks variant nendest seljakoti teenustes on see, et sa lood endale sellise kollektsiooni ja näitad sealt enda õpimärke välja, aga on ka näiteks sellised lahendused, kus need õpimärgid on võimalik endale lihtsalt emaili allkirja külge panna, mis sul kõige olulisemad on, ja siis seal allkirjas, kui keegi klõpsab sellel õpimärgi pildil, siis ta pääseb juba täpsema leheni seal seljakotis, mis tõendab, et mille eest ja kellele see õpimärk on välja antud. See tehnoloogia ise tegelikult on pärit aastatest 2010-2011 ja algselt oli selle taga selline organisatsioon nagu Mozilla sihtasutus, kes tegeleb paljude avatud interneti teemadega ja muuhulgas ka selle Mozilla veebibrauseri arendusega. Aga nüüd juba päris palju aastaid on see õpimärkide tehnoloogiaga tegelev organisatsioon One-EdTech, mis tegeleb kõigi haridustehnoloogia valdkonna erinevate tehniliste standardite arendamisega. Nii, aga nüüd mõni sõna sellest, mis kontekstis ma ise olen õpimärke kasutanud. Need katsetused Tallinna Ülikoolis meil algavad aastast 2014 ja see kontekst, kus me õpimärke hakkasime kasutama, on avatud kursused. Meil haridustehnoloogia magistriõppes osa kursuseid toimub sellisel põhimõttel, et nad ei toimu mitte suletud õpihaldussüsteemis nagu Moodle, vaid need toimuvad täiesti avatud veebis, et meil on kursuse ajaveeb, näiteks siin see konkreetne näite õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe on niimoodi avatult toimunud juba 15 aastat. Ja siis igal õppijal on oma ajaveeb ja kogu see kursuse tegevuste sooritamine, ülesannete esitamine ja suhtlus kaasõppijate vahel käib avatud veebis. Ja sellises õpikeskkonnas me oleme lubanud kursustel osaleda ka huvilistel väljapoolt meie magistriõpet, nii et seal on tulnud huvilisi, kes läbivad 1-2 teemat. Ja siis ma jõudsingi selleni, et õpimärgid võiks olla lahendus, kuidas ma saan tunnustada nende huviliste panust, kes läbivad mingi väiksema osa minu kursusest. Ja hiljem on näiteid, kus inimesed on tulnud siis meile magistriõppesse ja seal me oleme juba ära arvestanud need õpimärgid. Ja loomulikult siis on ka kõik meie ametlikud õppijad neid õpimärke saanud. Ja näitan siin nüüd läbi võrdluses 3 aasta katseid ja kuidas see õpimärkide süsteem on mul arenenud. Esimesed katsetused olid meil siis sellised väga lihtsad, vaatasime, mis meil kursusel ülesanded on, seal oli 6 sellist põhiülesannet ja siis üks tehnilisem ülesanne õppematerjali tegemise kohta, see oli digitaalse õppevara loomise kursus ja siis üks mahukam teoreetiline ülesanne, kus nad valisid ühe 6 teemast. Ja siis need õpimärgid olid kõik meil seal ja ülesanded loomulikult õpiväljunditega seotud.
ja esimesel katsel need õpimärgid olid suhteliselt lihtsakesed. Ma panin neile punktid ka külge, nii et nende sissejuhatavate ülesannete eest oli võimalik siis saada igal õpimärgil 10 punkti, praktiliste ülesannete eest 20, valisid siis ühe õpimärgi 3-st ja süvendatud teadmiste puhul siis ka 20 punkti. Ja esimese katse tagasiside oli see, et selline õpimärgisüsteem ei motiveeri väga, kui seal on ainult üks tase õpimärke ja loomulikult see kujundus ka ei olnud meie õppijate jaoks atraktiivne. Ja siis järgmisel aastal ma täiendasin seda süsteemi niimoodi, et panustasin natuke rohkem aega nende õpimärkide kujundusse ja siis õppijad hakkasid neid ka veebis juba ise välja näitama, mida nad teenisid ja tõin sisse erinevad tasemed, et tavaline õpimärk, kui ülesanded olid lihtsalt hästi tehtud ja siis kuldne õpimärk nendes olukordades, kui need olid silmapaistvalt hästi tehtud ja kuldsed õpimärgid andsid siis ka natuke rohkem punkte, selles mõttes, et kursusel lõpuks hinne kujuneb nende punktide pealt, mida inimesed õpimärkidest koguvad. Ja kolmandal aastal, kui ma seda süsteemi jälle samm-sammult paindlikumaks tegin, tõin ma sisse õpimärkidel põhinevad personaalsed õpiteed, nii et õppijad siis kursuse alguses said me tutvustasime neile seda õpimärkide süsteemi, millel see kursus põhineb ja siis nad said juba seal langetada otsuse, et kas nad valivad selle kursuse läbimiseks lisaks nendele kohustuslikele põhiülesannetele praktilisema õpitee, kus nad koostavad ühe õppematerjali lõpuks või teoreetilisema õpitee, kus nad siis teaduskirjanduse põhjal sellise natuke põhjalikuma kirjatöö kokku panevad. Ja lisaks oli seal veel selliseid täiendavaid vabatahtlikke õpimärke, nagu näiteks valgustaja neile, kes tunnis tutvustasid mingit kursusega seotud teemat teistele või Wikipedist neile, kes Vikipeedia artikli kursusega seotud teemal kirjutasid. Ja samuti kolmandal aastal me tõime sisse sellised niinimetatud katkised õpimärgid või poolikud õpimärgid, kus oli nurgast väike tükk ära hammustatud, et neid me kasutasime nende õppijate puhul, kes natukene lati alt läbi jooksid enda ülesande esitamisega. Nii, ja siis läks ka see punktide süsteem keerulisemaks ja detailsemaks, nii et õppijatel oli nagu rohkem võimalusi planeerida juba ette, et kuidas nad selle õpimärkide süsteemi pealt siis erinevaid ülesandeid kombineerides oma kursuse läbida saavad. Nüüd edasi ma olen seda süsteemi siin erinevate kursuste käigus katsetanud ja lihvinud ja kuhu ma praeguseks jõudnud olen, on siis sellised lahendused, kus õppijad hindamise vaates tegelikult tavalistest õpimärkidest saavad kokku sellise koguse punkte, et neil tuleks hinne C, mis ülikooli vaates on siis hea ja siis need, kes nagu natukene rohkem on neid silmapaistvaid kuldseid õpimärke saanud, nendel siis vastavalt tulevad ka punktisummad veidi suuremad ja on võimalik siis kõrgemat hinnet saada. Nii et siin on näiteks üks näide, et seesama digitaalse õppevara kursus, kus need esimesed õpimärgid pärit on, siis eelmisel aastal andis maksimaalselt 114 punkti, kui kõik kuldsed õpimärgid olid kogutud, aga siis nende tavaliste hõbedastega oli võimalik 71 kokku saada. Nüüd õpimärkide väljaandmiseks ma olen palju aastaid kasutanud enda kursusel sellist tarkvara nagu Moodle, et kui mul kõik muud tegevused toimuvad avatud veebis üliõpilastega, siis Moodle on nagu see koht, kus neil on ka kontod olemas, nad on selle kursusega liitunud ja seal on lihtsalt hästi mugav neid õpimärke luua, sest see loomine tegelikult käib sedasi, et ma laen selle pildi üles, mida ma olen siis kusagil teises arvutigraafika tarkvaras valmis teinud ja siis panen sinna pildi külge lihtsalt täiendava info, et millise ülesande eest see on, väike kirjeldus ja siis valin, kuidas selle väljaandmine käib, et põhimõtteliselt Moodle'is võivad tulla õpimärgid ka automaatselt mingite tegevuste pealt, mida õppijad seal teevad, aga minu lahendus on see, et ma lihtsalt annan need käsitsi välja. Ja siis see on hästi mugav, et ma valin menüüst nende üliõpilaste nimed, kes siis saavad vastavalt kas selle tavalise või kuldse õpimärgi ja siis saadan need sealtkaudu välja.
ja õppijad ise, nemad siis sageli enda blogides kuvavad seal kõrval, et milliseid õpimärke nad kursuselt teeninud on, nii et nende jaoks on selline noh, natukene hasarti tekitav asi see õpimärkide teenimine. Ja see õpimärgid lahendavad minu jaoks ka selle probleemi, et kui muidu hindamine on nagu noh, traditsiooniliselt selline tegevus, mida me teeme privaatselt ja avatud kursusel on seda keeruline teha, sest see privaatne hindamine tähendaks umbes seda, et ma peaks kas iga õppijaga jagama mingit temale personaalset hinnete tabelit või andma talle emaili teel teada, kuidas tal läks. aga õpimärgid lahendab selle probleemi minu jaoks, kuidas lihtsalt see hindeline tagasiside anda ja õppija samas ise saab otsustada, kas ta näitab oma õpimärke teistele välja või mitte, aga sageli nad näitavad. Ja nüüd mõned soovitused siis nende katsete pealt on see, et õpimärkide puhul noh, kindlasti tuleks mõelda, et me ei räägi üksikutest eraldiseisvatest õpimärkidest, vaid tervest sellisest õpimärgisüsteemist, mida me siis mingis kursuses või õpiprojektis kasutame. Ja üks soovitus on võtta seal erinevad tasemed kasutusele, mis siis nagu noh, mängustab seda rohkem ja paneb inimesed rohkem pingutama, et seda kõrgema taseme õpimärki saada. Siis noh, formaalhariduse kontekstis, kus meil on vaja ka hinnata õppijaid, siis on need õpimärkide punktide sissetoomine hea lahendus, et nende punktide põhjal on siis hiljem võimalik mingi hinne kokku panna. Ja siis meie enda katsetustest selline originaalne lähenemine, mida ma teiste juures ei ole näinud, on need poolikud õpimärgid. Ja veel, mida ma olen nende kogemustest õppinud, on see, et kui on väga suured mahukad ülesanded või tegevused, siis on mõistlik mõelda need lahti sellisteks eraldiseisvateks väiksema mahuga õpimärkideks. Noh, toon näiteks näite, et ühel aastal, kui nad kirjutasid sellise teaduskirjanduse pealt põhjalikuma töö ja selle ülesande osa oli ka kellegi kursusekaaslase vastava kirjutise läbilugemine ja tagasiside andmine, siis esimene kord mul olid need koos ühes suures õpimärgis ja osadel õppijatel jäi see üks pool sellest tegemata, näiteks see tagasiside andmine. aga hiljem ma lahutasin need 2 eri tegevuseks ja siis oli paindlikult võimalik anda õpimärke välja täpselt selle tegevuse eest, mida see õppija tegi. Ja nüüd viimane soovitus on siis see, et noh, õpimärkide süsteemi pealt saaks nagu ette kavandada ja õppijatele välja pakkuda sellised personaalsed teed, kuidas kursust läheneda. Ja mõned vahendisoovitused ka, et üks sellistest digitaalsete õpimärkide seljakoti teenustest, mida ma soovitan, on Badger, et seal on võimalik nii seljakotti koguda õpimärke, kui teha neist kollektsioone väljajagamiseks ja samuti on võimalik sealt Badgeri kaudu ka ise registreerida end issuer'iks või siis selle õpimärkide väljaandjaks ja anda õpimärke teistele välja. Seal on küll tasuta konto puhul mingid mahupiirangud, kui palju seda teha saab. Ja teine huvitav teenus, mida ma soovitaks, kes on õpimärkide kasutamisel algaja, on selline teenus nagu Open Badges Me, mis võimaldab ka saada selle seljakoti teenuse ja siis ühtlasi saada selle õpimärkide väljaandja teenuse ja seal väljaandja teenuse juures on ka selline veebipõhine joonistusvahend, mis võimaldab valida seal erinevad kujud õpimärkidele, lohistada sinna ikoone peale, kirjutada tekste ja niimoodi suhteliselt lihtsalt neid õpimärke kujundada. Nii et need on sellised 2 tarkvara, mida ma soovitan alustuseks katsetada. Ja noh, siis kõige viimaseks, et kokkuvõtteks, et miks ma siis õpimärke kasutan, et kõigepealt see on näha, et minu kursustel motiveerib õppijaid natuke rohkem pingutama, siis ka täiskasvanud õppijatega ta kindlasti teeb seda õppimist mängulisemaks. Kursuse käigus, kuigi siit tuleb nagu noh, lõpuks ka hinne kokku, on ta samas ka selline kujundav hindamine, mis annab nagu õppijale iga selle ülesande juures märku, et kas sa said nüüd tavalise või kuldse, et kas pingutad piisavalt või peaks järgmine kord rohkem pingutama. Ja siis lisaks sellise mitteformaalse osalemise tunnustamine kursustel. Nii et see on minu poolt lühidalt kõik, aitäh teile!